Head sõbrad, Tiina on väga ilusti esitanud, mis see Metsaülikool oli. Ja oli intellektuaalne, vaimne sallivus ja oli siis ka väliseesti noortele eesti keele harjutamine. Aga siis Mare, minu abikaasa, tõi selle Kääriku metsadesse ja kodueesti noortele, kus eesti keele õpetamine ei olnud küsimuseks, küll aga, et vaadata mitmuseid küsimusi väga mitme nurga alt. Ja siis, mis siin oli siis oluline oli, et oleks sõnavabadus. No just nagu oleks sõnavabadus. Aga kui üks tähtis professor peab kõne ja siis kohe paar-kolm teist professorit sõna võtavad, siis pärast seda 20 aasta enam ei julge sõna võtta. Teine asi on muidugi, et ma näen siin paljudel konverentsidel ja et tähtsad esinejad annavad oma tarkusterad ära ja siis kõnivad minema. Metsaülikooli põhimõte oli, et esinejad on kogu seal kohal, et esinejad on ka kuulajad. Ja nii, et mida saaks sellest Metsaülikoolist? Ma rõhutan, et Eestisse istutas selle öö ümber Mare. Minul polnud sellega midagi muud tegemist, kui Mare mulle ütles, et nüüd hüppa, siis ma hüppasin mõnikord õhinal, mõnikord vastumeelselt. See oli täiesti kõik Mare töö. Ja mida nüüd Eesti seltsid kodumaal või välismaal sellest saaksid? Kõigepealt, et jutt on kultuuriseltsidest, siis muidugi, et väga vajaliku seltskondliku tegevuse ümber, et neil kultuuriseltsidel oleks ka mingisugune vaimsem tegevus aeg-ajalt. Ja ma soovitaksin, et kutsuge aeg-ajalt külla 2 esinejat ja loodetavasti saate neid pidama 20 minuti või poole tunni rääkimisega. Aga siis ja kutsuge 2 esinejat täitsa erinevatelt erialadelt, mis kuidagi võiksid olla kaudselt seotud. Ja siis nõudke raudselt, et nad jääksid kuulama üksteist. Mind häirib see, kui tarkuse andjad ainult annavad ja ei kuula. Ja välismaal muidugi, välismaal Eesti seltsides on eesti keele harjutamine ja seal Metsaülikooli kõne- ja keeleringidest saab midagi eeskuju võtta. Üks asi, mina paluks kodueestlastelt, eestlased igal pool, kel eesti keel voolav on. Ma olen näinud, et meil ja ungarlastel ja soomlastel olen kohanud seda hoiakut, et meid kohutavalt häirib, kui keegi kõneleb meie keelt aktsendiga või vigaselt. Sellega on inglased ja venelased harjunud, et nende keelt mõrvatakse. Aga kuidas sa muidu keelt selgeks saad, kui enne pursid ja siis pursid paremini, siis läheb paremaks. Kui te kuulete kedagi eesti keelt, ebakorrektselt, ebagrammatiliselt rääkimas, ärge parandage. Kui laps räägib midagi teises keeles, kui küsida, kuidas see eesti keeles käib, siis see katkestab mõttevoolu ja ütleb lapsele, et see, mis sa mõtled, pole üldse tähtis, tähtis on, mis keeles sa räägid. Ma pole alati õnnestunud, minu kõige õnnestunum juhtum selles suhtes oli Los Angelese Eestimaja õuel, kui üks pisike 5-aastane mulle ütles, look, I found a bug.
ja mina ütlesin, oi, sa leidsid putuka. Ja laps, õnnelik, et tema mõtet ära kuulati, kordas eesti keeles, jah, ma leidsin putuka. See oli üks kõige heledamaid hetke minu elus. Tänan.